no igatahes pull värk on see siin, et meie reis algas ilma vee ja elektrita ja täna meil pole vett ega elektrit. Ja reis hakkab lõppema vaikselt. Väsinud Tulumi turistid on tagasi Playa del Carmenil. Hullu maja. Saaks oma hotelli ja oleks kõik. Lähme nüüd Walmart. Süüa on maja ka ja midagi. Igatahes me läheme samasse korterisse. Meil on samasse piirkonda, kus me olime eelmalt. Sest, et me tahame puhata lihtsalt. Seal oli väga head tingimused. Mega hea. Rahulikult. Rand lähedal, bassein ülisuur. Lihtsalt olla seal ja kõike, mitte midagi teha. Sõtta! Me oleme sattunud sõtta Raekoja platsis, Kuusk juba püsti. Lapsed sõdivad nuiade, ise tehtud nuiadega. Ei tea, jah. Hakka siuke milkshakes and sodas. Ja seal on bänd, ebareaalne. Nii, tulime tagasi siia Playa del Carmenisse, sest Tulum oli liiga hull. Ja saime korteri, väga ilusa. On pesumasina. Tegelikult me tulime siia samasse tagasi, kus me ennem olime. Aga lihtsalt veidi teissugune korter. Siin on üks magamistuba. Siin on üks vetse vannituba. Duširuum. Mõnna. Siin on eluruum. Kus on tule põlema käinud. Muusika pandi meile käima. Kus on lahe. Siis siin on rõdu. Päris suur. Vaata, kus rõdu tuli käib. Anna vahetame. Siis siit on siuke lahe vaade. Siia alale. Ja siit on siis kõrge laega siuke suur magamistuba. Master veedruum nii-öelda. Duširuumid ja panipaigad ja kapid ja vetsud. Äge! Paradiis. Mis tegema peavad seal? Hoidma ühe jalaga seda teist kotti samal joonel. Kaalukaussi võrdsena. Arva siis seal oli... El balance es muy importante para ganar la competencia. Sa oskad hispaaniatest. Tublid on, üks langes välja. Vaatame siis. Playa del Carmen. Oma elus ja võlus. Toome seda rassi ka, nagu see. Kus? Tulge siia reisima! Oi, kutsu, elab siin. Jäätise valik on alati keeruline. Külmkapp on lahti. Väljas on 30 kraadi. Jee, olemas. Käigu on käe järgi keevitada. See on juba tase. Sõidame kodu poole. Nii, siin me istusime siis. Istume veel pimeduses. Aga vaatame, et vaikselt juba tuleb tagasi. Koridoris juba tuli põles. Ja vett vist hakkas ka tulema vaikselt. Pumbad vist käivad juba. Nii et loodetavasti tuleb kohe tagasi. Vett tuleb. Elekter tagasi.
viimased päevad siin paradiisis. Linnud laulavad. Mõnus suvi. Pterodactylus. See ongi päkapikk. Jõhker. Täiega näha. No nii, meie reis hakkab lõppema ja kuhu me lähme nüüd? Kollektiivo peale või bussiga. Tuleb. Sõidame linna. Kus me lähme linnas? Ma ei tea. Senior Frogi. Jätkame traditsiooni. Täna on küll eelviimane õhtu, aga põhimõtteliselt Puerto Vallartas käisime ka viimasel õhtul Senior Frogis. Yeah. Homme tuleb päkapikk. Homme pidavat päkapikk tulema. Ma panen sussid akna peale igatahes. Pole sussi, aga plätud sobivad ka. Paneme plätud. On küll. Kentro. Ladina-Ameerikas tehakse katuseid palmilehtedest. Ja kui neile siin rääkida, et meil on ka sarnased rookatused ja peavad vastu 100 aastat, siis nad ei saa sellest aru, sest et nemad vahetavad seda iga 10 aasta tagant või isegi vähem. Sest et siin on lihtsalt nii niiske ja see mädaneb läbi. Siin on ka need keerutajad. Nad veel ei keeruta. Okei. No nii, Senior Frogs. Fun food and clothes. Teist korda. Bienvenidos a Senior Frogs. This is the place. Kuna me oleme unustanud ära, et Meksiko on ikkagi tekiilariik ja väga palju tekiilat ei ole joonud, siis mõtlesime, et proovime. Siim. Ei. Pole hullu. Väga hea. Väga maitsev jook. Gracias. I'm the boss. Mis see tähendab? Väga lahe. Senior Frogiga on see naljakas asi, et eelmine kord Mehhikos 1,5 kuud olime seal, käisime sellest iga päev mööda Puerto Vallartas ja me ei läinud sinna kordagi. Ma vaatasin, et Jesus Christ, mis leim mingi mõttetu keti koht ja Eelarvamus oli. ja tegelikult kuni selle korrani, kui me sinna esimest korda läksime oma Puerto Vallarta kõige viimasel õhtul, kuni selle korrani ma arvasin tegelikult seda sama. Ja reaalselt ma arvasin, et ma ei tõsta mu jalga never Senior Frogi. Ja nüüd on siuke tunne, et igal pool, kuhu linna me lähme ja kus see olemas on, no otsime selle ülesse. Mis asja ma teen? Ja tänu Liisale läksime sinna. Yeah. Tema tahtis minna, ta ütles, et davai, lähme, ma teen välja. Noh, teeme ära. Liisa oli kaval ka. Ja ma mõtlesin ka täna sellele, et siin ka need töötajad on üliägedad. Et ilmselt Senior Frogi see kett ongi siuke, et töötajad peavad olema ägedad. Ja kõik on läbi mõeldud ja välja koolitatud ja paika pandud ja selles mõttes väga hästi välja töötatud bränd. Francis. How old are you? 8. Yeah, you say 8. Muy bien. Okay, Delisa.
You start at the count of 3, or no? You know what you have to do, okay? The tower, 2 tower. The first like this form, and the next one taller, okay? Püramiidi. Let's go. 1, 2, 3. Come on. Con todos. 1, 2. Eso, Denisa. Let's go. Here. Okay. Yeah, Denisa, do it. We have winner. Let's go, Denisa. Gracias por participar. Maiad hakkavad tantsima ja mängivad siin tummi. Siin jäätise kohas saab kõike maitsta, nii et isu sai täis juba. Kõik on läbi proovitud. Tuli, vaata seda kotkast. Jõudsime siia rahulikku piirkonda. Looduslikku piirkonda, kus on ainult puhkuse vaib ja inimloomad. Siin riigis on ka juba jõulumeeleolu. Tulekesed, jõulutulekesed on pandud püsti ja aga lund vist ei tule, sest et 30 kraadi sooja. Ma kahtlen, et lumi niimoodi üks nii kuuma ilmaga on. Juhei selle reisi loodetavasti. Viimane lennupiletite ost. Pärast loeme kokku, palju me siis oleme lennanud, mitmes erinevas kohas ööbinud ja neid tunde, kui me oleme surfanud lennupiletites ja bookingutes ja Airbnb-des ei jõua vist keegi kokku lugeda. Ja see, mis me algselt Eestis Nõmmel panime sinna tabelisse kirja, et mis need kohalikud lennupiletid siin on, siis siselennud mingi 80 euri. 100 Siin mõtleb siis eelarvetabelit. 100 euri. Praegu läks Cancun Meksikost veits üle 100. Natukene. 7 korda. No nii, siit me lähme siis. Kõik. Meie reis saab läbi. Aga natukene ilmselt veel lennujaamas teeme mingit vlogi asja. Videosi. Aga jah. Saime kõik asjad kokku ja kohe tõotakse järgi ja Let's go! let's go! Tõmban siit ka akna kinni. Särgi ka veel selga panema. Lennujaama ei saa lasta ilma särgita. Kõik korras. Külmkapp tühi. Jätsin jää siia. Siit me lähme. Väga korte oli. Koju minek, päris naljakas. Ja. Päris pikk reis oli. Saime hea suure bussi vähemalt. Sõidame lennujaama. Ja pikk reis ootab meid ees. Ja. Juba Lufthansa kirjutas, et see pikkamaa lend jääb hiljaks. Tund aega. Või 50 minti. Aga no loodame, et rohkem ei jää. No väga õige valik. Naised osalisi valik. Business. Äriinimesed olete või? No mitu lendu meil siis tuleb ette? Praegu hakkab esimene. 3 lendu on Eestini. Praegu hakkab esimene lend. Lendame siit Cancunist Mexico City'sse. Siis seal ootame päris kaua aega. Siis lähme edasi. Siis vaatame edasi, mis seal toimub. Oleme tagasi alguses. Siin me ööbisime siis, kui meie lend ära canceldati esimesel korral. Nii et nüüd me lähme hoopis International Departures. Ja otsime üles oma Lufthansa.
tulime siia, kus me tulime? Global Elite Bar. Mingisugune launus. Täitsa normid toidud. Ja jõulud. Jõuluvaip. Ja ootame oma lendu. Natuke hilinev. Aga umbes 3 tunni pärast peaks saama lennuki peale. 3,5. No mis te saite? Juumevenna. Kohvi. Vaata, kui ilusti see müts on välja joonistatud. Ebareaalne. Jõhker. Nii, oleme jõudnud Frankfurdi lennujaama. Ja natuke on veel jäänud, üks lend on veel. Vaadake, kelle meie leidsime siit Frankfurdi lennujaamast. Elsa, päris Elsa. Anna on ka seal. Kus Anna on? No see ta kõrval. Mis sa said? Ui, Anna käest. Isiklikult. Tuled suurest riigist, Mehhiko. Ja oled ära unustanud, et siin riigis või Euroopas ei käi korgid ära küljest. Ja kilekotti ei saa kuskilt. Otsisime kilekotti. Et varsti tuleb see aeg tagasi, et tooge kilekotti välismaalt mulle. Mehhikos oli kõik vastupidi. Kõik oli kilekottide sees. Kõrred olid plastikust ja ookean oli kilekotti täis. No nii hull ei olnud. Aga no põhimõtteliselt. Siin on teistmoodi. Siin on regulatsioonid. Ohura tuleb suus. Viimane lend. Hello. Eesti paistab siin mingi plaan või pakkus riided. Siis paned selle dressikaga juurde. Ja. Igatahes Eesti paistab. Ivo paistab. Mustamägi. Nii. Delta Plaza. Juba paistab kõik. Järvekeskus on seal, Nõmme on seal, kodu on seal. Magneetik MRO, selle avamisel ma käisin mängimas kunagi. Selles suures hoones, kes veel ei teadnud, värvitakse lennukeid ja remonditakse. Lumeigatsus oli küll ja ta sajabki seal. Vaata, kui ilusad lumehelmed. No keegi on vastu tulnud ka. YouTube'i fänne. Juhuu! YouTuberit tuli! Ei. Lähme õue siis. Jõudsime koju ja meil on päkapikud käinud. Ma sain patsiku, minusiku ja selle küünelappiga. Kõigile on tulnud ja uksed olid lukus. Mul ema vahepeal käis, aga ega tema ei näinud. Jah, Karlovi on maas. Ei, sa ei tohi neljandat võtta. Esimene. Nii et, ma ei tea, võt lendi kalendrid. Veel home. Jee. Batuut on lund täis, jah. Kes siis öösel poes käib? Ikka Sikupilli, Mustamäe, Lasnamäe, Pritsmaa kliendi. Öised inimesed tulid hapukoort ja tatart osta. Liiga valav. No nii, siin me oleme oma kuuse all tagasi Eestis. Tegelikult juba olnud Nädala peaaegu. Jah. Ja täpselt, jah. Ja aegu peate võtsime. Öösel küll, aga. Ja tegime mingisuguse küsitluse ka, et mis inimesed tahaksid teada Mehhikost. Ja minult küsiti, et kas inglise keelega saab hakkama, siis võin öelda, et poquito võiks ikkagi espanjoli rääkida ka. Hablada, jah. Et seal Porto Escondido pool ikkagist nagu väga, ikkagi oli ja ma ei tea.
vähe inglise keelt? Nojah, pigem on keerulisem, kui sa ühtegi sõna ei räägi. Aga ma arvan, et nad järjest rohkem õpivad ja mõnes kohas ikkagi üllatasid meid täiega seal Playa del Carmenis bussis. Põhimõtteliselt ilma hammasteta vanad mehed rääkisid meiega inglise keelt ja ütlesidki, et nad räägivad, sest nad tahavad harjutada inglise keelt, et võib olla selliseid üllatusmomente. Ei no muidugi Playa del Carmenis, sest et seal käib turiste väga palju. Aga just no nagu B5 Puerto Vallartas on ka selline üsna hea, et noh, nii ja naa, muidugi saad hakkama, meil on ju Google Translate'id ja kõik asjad, aga lihtsam on sulanduda, kui sa oskad keelt. Ja sellest ma olen täiega aru saanud, et keel avab uksi, et saad täiesti teise reisikogemuse, kui sa oskad keelt. Ja mis veel küsiti, et mis oli kõrgeim temperatuur? No feels like 40. Mul oli 39. Feels like 39. Mul näitas 40, et ikkagi palav oli vahepeal, jah. Ja siis küsiti veel, mitu korda kolisime? 14. 14, jah. Jah, 14 korda kolisime. Kahe kuu jooksul. Nii vähe. Nii vähe. Et ma arvutasin päevade peale, siis mis see keskmine kohal oldud päevade arv teeb ja siis see tuli keskmine tuli 3,9. Aga esimesed 3 nädalat Puerto Vallartas me olime tegelikult mingi 6 ja 7 päeva järjest erinevates kohtades, mis tähendab, et ülejäänud reisi keskmine oli mingi 2, maks 3 päeva koha peal. Tagantjärele seda on natukene palju, et järgmist reisi ma niimoodi ilmselt ei planeeriks. Noh, muidugi kui ongi plaanis selline ringreis, ringi sõitmine, võimalikult paljude kohtade nägemine, et noh, maitse asi, aga mina isiklikult nii tihedat reisikava enam edaspidi ei teeks. Ja siis küsiti, läheb sama asjaga kokku, et mitu lendu meil oli üldse. Ja mitu meil oli? Ma ei mäleta. Ma vaatan, ma panin kirja 11 lendu. 11 korda lendu. Ebareaalne. Nagu, Mexico City's käisime mingi, ma ei tea, 6 korda või 7. Jah, sest et eriti sa ei saa teise linna Mehhikos, kui sa ei lenda läbi pealinna. Mõnda kohta sai õnneks, aga pigem mitte. Ja siis küsiti, et kas lennukis oli ebamugav. Aus vastus on see, et business klassis ei ole eriti ebamugav, aga turistiklassis on 11 tundi on jube ebamugav, et nii see on lihtsalt, oleneb, kus kohas sa istud. Aga kõige mugav on ikka first klassis. Ei, midagi. Mis järeldused me teeme siis, kas me läheks tagasi? Kuhu me läheks tagasi? No mina sinna Cancuni poole ei läheks enam mitte kunagi tagasi. Kui ma läheks, siis ma läheksin Puerto Vallartasse ikkagist ja Leoni ka ei läheks tagasi. Ja Puerto Escondido, mis on ka paljude poolt kiidetud, meile see muljet ei avaldanud ja Mazunte ja kõik see piirkond, et ei hakka pikalt heietama, aga ma tunnen ka juba praegu endas selle Puerto Vallarta igatsust. Aga võib-olla sinna San Antonio poole läheks. No, emme. Mis nagu jäi nägemata. Mulle meeldis Samara sul. Jah. Minule meeldis veepurk. Jah, veepargis. Veepark oli nii lahe, aga emme pidasin enam kunagi minna. Ja kuidas on siis reisida töö ja kooli kõrvalt, et eks see on ka omaette väljakutse. Liisa käib ju tegelikult koolis ja me tulime sealt ära selle klausliga, et me teeme kõik asjad järgi. Enam-vähem see õnnestus, aga kindlasti see natukene raske match on see, et kui sa pead käima koolis ja tööl ja samal ajal iga 2-3 ööga kolima. Ja basseini äärde minema ja ookeani äärde minema ja päike paistab õue, sest et kui päike paistab, siis peab õues olema. Aga ei, me saime hakkama selles mõttes, et kui tahta, siis kõike saab, et
et kool ja noh, võimalusel ka töö ei tohiks kunagi saada maailma nägemise takistuseks. Muidugi. Ja eriti, kui sa tunned, et sa tahad sooja kliimat näiteks või midagi, et siis lihtsalt tee ära ja ära lase millelgi takistada ennast. Sest et mis elu pool see on ikkagi, kui sa käid päriselt seal koha peal, mitte et koolis räägitakse, on mingisugune riik, Mehhiko räägitakse hispaania keeles, peesodes makstakse, koerad on tänaval, aga kui sa seda päriselt näed, siis sa tead seda, kuidas see käib. Ja samamoodi ka, kui me olime Tenerifel, siis laps sai käi inglise keele koolis ja täna oli mingisugune kooli ülesanne, kus ta pidi mingit sõnu õppima pähe. Ta ei õppinud mitte ühtegi pähe, aga ta teadis kõiki sõnu. Ja hääldus ka. Ja hääldus ka, just. Et tegelikult on ikkagi nagu suures pildis. Ja no üldse see keskkonnavahetuse, see kõige nägemine, see ikkagi nagu see arendab, ma tundsin, kuidas see arendas mind, ilmselt meid kõiki sisemiselt, meie mindseti, meie hakkamasaamisvõimed, meie olukordadega toimetulemisvõimed, meie ajumahtu ja kuigi kogu aeg ei olnud see ideaalne, et me olime nii kaugel kodust, nii ninapidi koos, kus nagu kellelgi polnud põhimõtteliselt kuskile omaette minna, siis tegelikult see tegi meid väga palju veelgi lähedasemaks perekonnana. Kuigi tundus, et me oleme juba enne lähedased, aga see nagu lähendas meid veelgi. Ja see on ka üks eriti äge osa reisimise juures. Jep, nii et reisile karu juba läks. Nii et järgmiste seiklusteni. Ja kes tahab, siis võite vaadata meie Maldiivide videos ka. Maldiivid, Tenerife Eurotrip. Seda ei ole üleval. Ja Siim Koppeli. Paneme avalikuks, kuidas me käisime autoga Tenerifel 1 aasta ja olime seal pool aastat. Kõik koos ja väike kutsu oli ka meil kaasas. Ja vaadake Uskumatu. Siim Koppel uues shogusid. Võt nii, ägedat jõuluaega. Ja ei jõule. 2 vintsa täpselt.